Tere! Räägin sulle täna väsimusest. Oled sa vahel olnud väsinud? Tõenäoliselt. Aga kas sa tead seda, et väsimus ei ole lihtsalt väsimus, vaid väsimusi on 3 erinevat liiki ja iga selle väsimuse puhul on sellest välja tulemiseks hoopis erinevad moodused. Ja täna ma sulle sellest räägingi. Alustan kõigepealt sellest, et väsimus on täiesti normaalne nähtus. Kogevad lapsed, kogevad loomad, kogevad noored ja vanad. Ja väsimus on täiesti tavaline seisund selleks, et suurendada oma vastupidavust. Mitte midagi eriskummalist või midagi, ma ei tea, patoloogilist selles ei ole. Peaasi on see, et sa tuled sellest väsimusest välja, et sa puhkad ennast välja, kasutades õigeid lähenemisi ja millest ma sulle täna räägin. Ja et see ei muutuks sul kuidagi krooniliseks väsimuseks ja et sa ei suudaks enam eristada, millist väsimust sa parasjagu tunned või koged. Niisiis, väsimusi on meil 3 sorti, 3 liiki. Esimene on meil füüsiline väsimus. Teine on mentaalne väsimus ja 3. on emotsionaalne väsimus. Füüsiline väsimus tekib meil siis, kui me teeme ühte ja sama monotoonselt füüsiliselt rasket tööd ja väsitame konkreetseid mingisuguseid kindlaid lihaseid või lihasgruppe. Seda me nimetame füüsiliseks väsimuseks. Ja kui meil kunagi võib-olla oli teadmine, et kui me oleme füüsiliselt läbi omadega, siis viskame voodi peale pikali, natukene pikutame, puhkame, võib-olla magame, tõuseme üles ja olemegi välja puhanud. Tegelikult on praeguse seisuga jõutud nii kaugele, et on aru saadud, et võime näiteks peale mingit rasket maakaevamist, kui me oleme natukene ka siin voodis pikutanud, tõusta üles hoopis tugeva seljavaluga. Ja see ei ole, me ei ole sel juhul nagu sellest väsimusest üle saanud. Füüsilise väsimuse puhul aitab kõige paremini sellest üle saada keha rõõmustamine. Ja keha rõõmustamine käib hoopiski niiviisi, et me selle asemel, et me voodisse pikali viskame, me teeme teistsuguseid liigutusi. Me rõõmustame neid lihaseid, mis seni olid kasutamata selle monotoonse füüsilise töö käigus. Ehk siis me saame venitada, me saame hüpata hüppenööriga, me saame näiteks kas või vanni minna, me saame, tantsida saab, lastega saab mängida. Et kui me oleme siiamaani võib-olla tõesti nagu kaevanud ühes kindlas konkreetses asendis kogu aeg väsitades näiteks selga ja käsi, siis meie jalad tahavad nüüd liigutamist saada, siis meie kogu keha tahab nüüd liigutamist saada hoopis teistmoodi. Nii et leia enda jaoks selline leebe keha rõõmustamise viis, teiste lihaste liigutamise ja aktiveerimise viis, selleks, et võtta füüsiline väsimus maha sellest kohast, mis sul tekkis selle monotoonse töö käigus. Nii et keha rõõmustamine. Teine on intellektuaalne väsimus. Intellektuaalne väsimus, selline mentaalne müra, mentaalne sudu, mentaalne udu, info pidev selline info väljas olemine ja sellest on võimalik üle saada väga lihtsal ja kergel moel, kui sa vaatad mingisugust olukorda hoopis teisest perspektiivist ja vaatad, mis selles lõbusat võib olla. Kui sa räägid endale mõne anekdoodi või sa kuulad mingit muud anekdooti või loed seda, kui sa tuletad oma elust meelde mingisuguse lõbusa seiga, mis ajab sind reaalselt naerma, mis lõdvestab ja lõõgestab sinu aju ja selle intellektuaalse väsimuse toimetuleku märksõna ongi see, et ma lõbustan oma aju. Kui esimese puhul oli, et ma lõbustan või rõõmustan oma keha, siis nüüd ma lõbustan reaalselt oma aju. Ja 3. on emotsionaalne väsimus. See on tavaliselt kõige raskem, aga selle emotsionaalse väsimuse puhul on oluline nautimine. See, et sa vaatad, sa
kuulad, sa tunned lõhnu, see, mis sulle reaalselt meeldib, ehk siis looduses jalutamine, tuule mühina, kohina kuulamine, vihmasabinad, merelainete loksumine, joonistamine või maalimine, see, mida sa suudad, seda protsessi suudad nautida, võtta vastu oma erinevate tundemeeltega. Sõbrale helistamine on ka näiteks väga hea, kui sul on südames sõber, siis sa võid helistada, kui sa oled emotsionaalselt väsinud ja rääkida temaga südamest südamesse, siis see on ka emotsionaalse väsimuse puhul ülikasulik moodus sellest ülesaamiseks. Nii et võta neid väsimusi, esiteks tee vahe sisse, mismoodi sa parasjagu väsinud oled ja vaata, kas see on füüsiline väsimus, kas su keha on väsinud, siis rõõmusta teda, kasutades teistsuguseid ja aktiveerides teistsugused lihased. Kas see on mentaalne väsimus sellest, et sa oled olnud pidevas infoväljas ja ei suuda enam läbi seedida kõike, mida sa oled pidanud nagu vastu võtma, siis aja oma aju naerma ja puhasta sellega oma väsimus. Või kui sa tunned, et sa oled emotsionaalselt maas, siis naudi midagi oma silmadega, kõrvadega, söö midagi, kui sa tahad, või tunne lõhnu ja tegele millegi sellisega, mille nägemine näiteks või mille tegemine sulle reaalselt naudingut pakub. Ja sõbraga vestlus südamest südamesse on ka üks võimalus oma emotsionaalse väsimusega toime tulla. Emotsionaalne väsimus, nagu ma juba ütlesin, kindlasti on täiesti tavaline ja harjumuspärane seisund ja see aitab meil tugevdada vastupidavust, aitab meil elus teatud kogemusi omandada. Nii et kõik on õige, lihtsalt ära nimeta väsimuseks absoluutselt kõike, vaid tee vahe sisse ja kasuta erinevaid nippe selleks, et sa saaksid oma väsimusest võimalikult kiiresti üle, et see ei muutuks sinu jaoks kurnavaks. Ilusat päeva sulle!